Kas vallavanem Rait rõkkab rõõmust või ohkab murest, et on alustamas noortevolikogu vallas? Ei, ikka rõõmust selles mõttes, et ma arvan, et kui meil on rohkem inimesi, on nad noored või vanad, kes mõtlevad kaasa, kuidas kohalikku elu korraldada ja arutavad selle üle, et mis on mured, mis on rõõmud, siis ma arvan, et see on puhas rõõm. Ja eriti seda, et on noor. Et nooredest on, et noored oleks kaasatud ja neil oleks võimalus üks kanal, kus oma mõtted vahetada. Kuidas teie näete noortevolikogu tegevust? Ma loodan, et see on aktiivne, igakuine ja ma loodan, et noortevolikogu ei ole niisugune lihtsalt üks koosoleku pidamine ühes ilusas ruumis. Ma loodan, et noored saavad omavahel headeks sõpradeks, et noortevolikogu saaks osaleda mõnes rahvusvahelises projektis. Ma loodan seda, et noortevolikogus kasvaks välja juba järgmisteks valimiseks mõned uued volikogu liikmed, kes kandeerivad kohalikul valimistel. Ja ma loodan seda, et noored ise läbi selle noortevolikogu töö õpiksid endale eluks uusi teadmisi oskusi. Milline saab olema noortevolikogu ja vallavaheline koostöö? Ma arvan, et koostöö on alati kahepoolne. Et ma arvan, et see võiks olla niisugune hea dialoog, igapäevane dialoog. Ja kindlasti võiks olla terve noortevolikoguga või noortevolikogu juhtidega iga kuu üks maasistumine, rääkimine, mis toimub. Et niisugune mõelda, et nad oleks selles info väljas, et mis on toimumas. Sest Järva vald on noor omavalitsus ja tänaseks me oleme selles faasis, kus me oleme analüüsinud, et mis on meie rahvastikuprognoos, palju meil koolis õpilasi tulevikus on, kui palju meil on kinnisvara, kuidas me üldse asju korraldame, et saada noori kõik sellesse info välja, mis on meil olemas ja kuidas võiks edasi minna, mis on majanduslikult jätkusuutlik, mis otsuseid on vaja teha, et jätkusuutlikult arendada valda. Et ma arvan, sellest nende protsesside mõttes võiksime iga kuu võiks tegelikult kohtuda. Ja meil on niisugune hea formaat, kus tegelikult vallavalitsus iga nädal kohtub endise omavalitsuse külades või keskuses hallatavalt asutud töötajatega, koolijuhtidega, ettevõtjatega, vallavanema hommikukohvi raames, kui kõik saavad tulla, kus me räägime tegelikult, et mis on parasjagu käsil, mis on toimunud, mis on mured ja rõõmud. Täna hommikul näiteks oli meil see hambas. Et ma loodan, et noortevolikogu esindajad võiks väga vabalt sellel samal hommikukohvi formaadis ka olla laua taga ja rääkida kaasa. Muidugi see on hommikupoole, aga ma ütlen, et võiks olla niisugune igapäevane suhtlus.